Mis selle kirja ja postkaardi siis kalliks teeb? Ja, et kui me vaatame, millised on trendid tänapäeva maailmas, siis posti saatmine eraisikule on väga kiires languses. Ja see on tegelikult probleem. Ehk et tegelikult me peame püsti hoidma postivõrku, nii postkontoreid, kullerid peavad ikka tegema kõik need metsakülade ringid, hoolimata sellest, kas tal on kotis 10, 100 või 5 kirja. No ma tuleksin nüüd ajalehtede juurde. Täna on esmaspäev ja täna Postimees paberlehena ei ilmu. Ja üks põhjus on just seetõttu, et Postimees lõpetas esmaspäeval paberlehe väljaandmise seetõttu, et kojukanne läks nii palju kallimaks ja lehtede kojukande hind ajakirjandusväljaannetele ei tõuse, kui ta tõuseb. Ei ole tõusnud mitte 1 või 2%, vaid see on ikkagi 10%. Mis seda lehe kojukannet ees ootab? Jah, et see on tegelikult ka paljuski väljaandjate ja kirjastajate käes. Nagu ma ütlesin, et perioodika ehk et ajalehtede, ajakirjade mahud kukuvad ka üle 10% aastas ja täpselt samamoodi on meil vaja üleval hoida võrku. Ja kui me paneme siia lisaks siis inflatsiooni ehk et üldise hinnatõusu, sisendhindade tõusu, siis tegelikult kogu see kompott ongi selline, kus iga üksiku saadetise kulu tõuseb.